Järgmine lugu on isast. Praegu tuli meelde. See on maksarõngas. No selline vigur. Ja selle maksarõnga lugu on siis järgmine. Et ma käisin juba tööl. Isa helistab, et tuleb mulle sünnipäevale. No ma olin üllatunud. Ta ei olnud seda teinud peale 6. eluaastat kordagi. Ma poisina, lapsena seda ootasin, kas või kõnet. Aga ei, noh. Ja siis ma küsisin töölt varem ära, sõidan koju. Kell on 3, kedagi ei ole, ei tule, helistan, ei võeta vastu. Kell 8 helistan õhtul midagi. Ja kell 10 tuleb purjus isa hääl, et kas ma olen kodus. Tõesti. Ja no ma sain siis juba aru, et suht pekkis on, aga ma ei olnud teda näinud, ma ei olnud temaga nagu täiskasvanuna väga rääkinud. Või noh, noor täiskasvanu. Ja siis tuli ta mulle 10 läbi midagi, tuli ta mulle uksest sisse, ta oli jumala lakku täis. No ma küll lubasin, et ma ei lase teda sisse, kui ta on purjus, noh ammu, aga noh siis ma sain aru, et see ei ole võimalik teistmoodi. Lasin ta sisse, tal oli kilekott. Kohe, noh, soovis õnne ja hakkas kilekotist kohe nagu tegi mulle giidi. Ja seal oli ka see maksarõngas. Peale selle maksarõnga, mitte seesama muide, see ma jah, oli veel sampus, oli 2 õlu, mingisugune diiselpokk või mingisugune siuke korralike meeste õlu ikka. Viinapudel, see pisikene kannujook, 200 grammi või midagi siukest, isegi väiksem. Ja selle peale ütles, et ema tahab sul koksi. Ja maksarõngas oli muidugi sakummiks. Ja siis ma ütlesin talle, et tore. Panin kõik need viina ja õlle ja sampa ja maksarõnga ja kõik, mis ta seal välja ladus, panin kotti tagasi, et lähme kööki, istun maha, räägime juttu ja ta ei olnud nõus nagu ilma õlleta tulema. Siis ma ütlesin, sa oled juba purjus, et mida sa siin enam jood. Ja ta hakkas nutma seal. Ütles, et ega õlu purju ei tee. Mina tahtsin lihtsalt rääkida, et mis ta teinud on, miks ta nii teinud on, mis ta mõtleb, mis ta üldse, mis ta teistmoodi teeks. Maksarõngas, jah. Noh, ta ei olnud nõus. Ta ei olnud nõus ilma õlleta tulema ja rääkima. Ma pakkisin kõik asjad sinna kotti tagasi ja ütlesin, et uks on seal, et mine palun ära. Siis ta läks ja jälle nuttis seal trepi peal, et oma isa visatakse uksest välja. Pull värk on ju. Ja nüüd seoses sellega mul ongi see maksarõngas. Meenutab mul isa, aga teile on ostetud kassidele. Loodetavasti nad naudivad seda maksarõngast.